Tennisnet jätkab Physiomedicas tennisevigastuste lühikest käsitlust ja teatavaid harjutusi, mida saab sellise vigastuse puhul teha. Ja taaskord meil on meeldiv siis Jana Torpi tutvustada ja Mailen Nuudi, kes siis meile demonstreerivad tennises väga levinud tennise küünarnuki problemaatikat nii kokkuvõtlikult kui võimalik. Ja, et tennise küünarnukki esineb siis vähemalt 50% mängijatest mingil perioodil elus ja see siis väljendub nii, et küünarliigese välisküljel me tunneme valu. See võib olla täiesti olme tegevustel tunda, et ei pruugi just olla otseselt ainult tennisega seotud. Tegemist on ülekoormussündroomiga ja seda annab tegelikult lihtsasti ka ravida. Kõigepealt ma tutvustaksin paar kodust sellist võtet, kuidas saaks aru, et tegemist on päriselt ka tennise küünarnukiga. Ja selleks ma lasen Mailenil teha 2 testi. Esimene test on siis tooli tõstmise test. Esimese 3 sõrmega pöide, esimese 2 sõrmega sirge käega tõstate otse ülesse. Ja kui esineb valulikkust küünarliigese välisküljel, on see test positiivne. Teise testina ole hea istu. Aseta käsi laua peale ja teine käsi toeta siis randmele ja surud rannet üles oma käe vastu. Ja kui tekib jälle valulikkus küünarliigese välisküljel, on test taaskord positiivne ja võite olla üsna veendunud, et tegu on tennisisti küünarnukiga. Laialt levinud arvamus on, et kuna meditsiiniline termin on lateraalne epikondilõit, et iit lõpuga tähendab siis, et tegemist on põletikuga, siis tänapäevase kirjelduse järgi see ei vasta enam tõele. Et tegemist on sellise ärritusmehhanismiga, pigem tendinopaatiaga meditsiinikeeles. Ja me ei pea ravima siin siis enam põletikku ehk mitte teha kortisolisüste või võtta siis valuvaigisteid, siis me lihtsalt maskeerime selle valu ära ja probleem jääb alles. Esimesed võtted, mida kodus kohe alustada, on venitamine, sest et lihas on ülekoormatud ja lühenenud. Venituseks siis võib tõusta püsti, vii käsi sirgelt ette ja tõmba rannet alla teise käega. Ja sa peaksid tundma kogu siis küünarvarre ülemises osas venitust. Ja samamoodi võiksite teha ka teistpidi, tõmmata sõrmi siis üles enda poole ja tunnete küünarvarre alumises osas venitust. Kui te niimoodi seda venitust ei tunne, siis võite ka proovida käed ristata sirgelt ette. Üks käsi üle teise ja teise käega tõmbate siis pealmise käe rannet alla poole. Venitust kindlasti hoida minimaalselt 30 sekundit järjest ja seda võiks teha lausa 10 korda päevas. Teise võttena masseerige oma rande piirkonnast ülesse poole kuni küünarnukkini lihaseid. Selleks siis teise sõrmega lihtsalt sellised ringed, liigutused, vajutused, et saaksite lihast lõõgastada. Ja kolmanda koduse vahendina on kontrast dušš või siis kraanikausi all teha kuuma ja külma veega vaheldumisi lasta siis kogu sellel küünarvarre piirkonnale see vett ja soovitan teha 5-10 kordust siis. Kui nüüd sellega sümptomid ei leevene, et siis kindlasti pöörduge spetsialisti poole, kelleks on kõige esimesena füsioterapeut.